tänasel kargel laupäeva õhtul lähevad siin Tartu Ülikooli spordihoones meeste Balti liiga kohtumise raames vastamisi Bigbank Tartu ja Pärnu võrkpalliklubi meeskonnad. Kui vaadata tabeliseisu enne selle nädalavahetuse mänge, kus siis on võistlustules nii Läti kui Eesti klubid, siis liider on 28 punkti ja 10 võiduga Selver TalTech ning Bigbank Tartu on kohe kannul 25 punkti ja 9 võiduga, olles seejuures pidanud ka 2 matši vähem. Tänane teine meeskond Pärnu paikneb Balti liigas viimasel 7. kohal, olles 11 mängust võitnud 2 mängu. Aga mõlemad võistkonnad on tänase kohtumise eel väga heas hoos ja sel nädalal ka juba korra platsil käinud. Pärnu võistkond mängis neljapäeval Selver TalTechiga Aadu Lukase karikavõistluste esimese poolfinaalmatši ja kusjuures võttis võõrsil 3-2 võidu. Ja Tartu Bigbank mängis siis kolmapäeva õhtul Challenge Cupi Euroliiga mängu Portugali klubi Fonte Bastardo vastu ja kuigi mäng 1-3 kaotati, siis väga kõrgel tasemel võrkpalli siin Tartus nähti ja Bigbank tegelikult võis teha selle hooaja ühe parima esituse. Aga kui vaadata, milliste koosseisudega mehed tänast mängu alustavad, siis suuri üllatusi ei ole. Tartu meeskonna nurgaründajad on täna mängu alguses Timo Lõhmus ja Tamur Viidalepp. Tavaliselt on siis Tamur Viidalepa asemel alustanud ka Taavet Lepik, aga kui on mitu heal tasemel nurgameest, siis Tartu Bigbanki peatreeneril Alar Rikbergil on see võimalus vahetada mehi. Diagonaalründajana tegutseb Tartul endiselt Matei Schmidl ja tänast mängu alustab sidemängijana Ronald Järv. Temporündajad on Kevin Soo ja Mart Naaber. Aga Pärnu sai teha oma mängu esimese servi ja Lõhmus saab kohe ka rünnata, teeb seda edukalt. Kais tõstab käe püsti, näitab, et tema seal plokis korrektselt ei tegutsenud. Aga Pärnu poole pealt suuri üllatusi ei ole, õigemini üldse üllatusi ei ole. Nurgaründajad on Toni Tammiksaar ja Ivori Õuekallas. Sidemängija on Richard Voogel, diagonaalis mängib endiselt Kaur-Erik Kais ja temporündajad on Brasiilia poiss Artur Henrique Silva Pereira ja tundub, et Kristo Joosep Peterson on teine temporündaja. Aga Mart Naaber paneb servi mängu ja teeb seda ässaga. Ivori Õuekallas jäi siin naabri servi vastuvõtmisega hätta. Ja juba on siin Bigbank Tartu sisse võtnud väikese 3-0 eduseisu. Väga hästi on Tartu mehed seda geimi alustanud. Naaber uuesti servil. Uuesti Õuekallase peale, Õuekallas on taas raskustes ja juba teine äss järjest Naabril. Naabril on ebameeldiv planeeriv serv. Õuekallas on üritanud seda ülevalt vastu võtta, aga on siin 2 korda järjest hätta jäänud. Ja uuesti Naaber servimas. Õuekallas seekord võtab alt vastu, saab siit ise ka rünnakule minna. Aga see pall jääb Bigbanki poole pealt mängus, Miidl võttis selle blokist ära ja nüüd Lõhmus hanitab täpselt sinna bloki taha ja Pärnu mehed sellele järele enam ei jõudnud. Nüüd Voogel arutab pisut asju Õuekallasega. Aga 5-0 on juba Bigbank siin eduseisu haaranud. Naaber uuesti servil, uuesti Õuekallase peale, seekord on vastuvõtt suurepärane. Saavad pärnakad keskelt rünnata ja Artur selle punkti sealt toob. Aga on mõlemad meeskonnad olnud siin kimpus vigastustega. Pärnu poole pealt on temporündaja Vanamõisa see, kes on hädas seljavigastusega ja ka Alar Rikberg on nentinud, et siin euromängu järel on meeskonnas mitmeid pisivigastusi välja tulnud. Aga Pärnu peaks olema eeldatavasti nõrgem meeskond ja kui seis lubab, siis Alar Rikberg tõenäoliselt teeb ka vahetusi ja lubab varumeestel mängida ja tegelikult seda näitab ka algkoosseis, kus on siis mitte Tammiksaar, vaid Viidalepp ja Ronald Järv siis. Aga siit ilus plokipunkt Pärnu poistele. 2-6. Õuekallas hoidis seal hästi oma käsi. Ja Pärnu poole pealt saab Kais palli mängu panna.
Iidalepp on serv väga hästi käes. Tõsta nurka Šmilile ja Šmil sealt eksib. Tõstab ise käe üles ka, et tema viga, et Tõstel ei olnud häda midagi, aga sealt pikaks ta selle palli lõi ja tabas väljaku mängijate asemel hoopis peatreener Toomas Jasminit. Ja Kais uuesti servijoone taga. Rikbergil on serv hästi käes. Lõhmus saab kahe pealt rünnata, aga jääb plokki kinni. Nüüd seal ilmselgelt ei olnud Tartu mehed valmis seda edasi julgestama. Ja esimene timeout läheb ka siin käiku. Alar Rikberg ei ole rahul meeste tegutsemisega ja võtab aja maha. Aga samad võistkonnad on juba tänavu Balti liiga raames ühe korra võistlustules olnud ja seda 8. oktoobril Pärnus. Toona võitis Tartu Bigbank kindlalt 3-0 ja Tartu meestest tegi parima esituse Matei Šmil, tuues 16 punkti ja jäädes 5 plussi ja samamoodi tegi hea mängu Timo Lõhmus, kes tõi 13 punkti ja jäi 8 plussi ja 11 punktiga panustas siis Taavet Lepik. Ja Pärnu poole pealt tegi siis parima mängu Toni Tammiksaar 11 punktiga, Kais assisteeris 9 ja Õue Kallas 8. Aga Pärnu mehed on siin tõususjoones tegutsenud viimasel ajal. Kui hooaja esimeses pooles jäädi ikkagi vastastele pea igas mängus ülikindlalt alla, siis nüüd on mängitud 2 korral 3-2 Selver Taldekiga, kes ju on Balti liigas tabelijuht ja enamik mänge võitnud. Kui esimesel korral jäädi alla, siis Aadu Lukase karikavõistluste poolfinaalis alustati võiduga ja nüüd minnakse kodusaali mängima juba eelisega, nii et ei saa Pärnu mehi täna üldse alahinnata. Aga nüüd vahepeal hea punkt Timo Lõhmuselt ja 7-4 on seis esimeses game'is Bigbanki kasuks. Nüüd Lõhmus saab ise ka palli mängu panna. Ja eksib servil, läks serviga Õue Kallast otsima. Õue Kallas on siin natuke hädas olnud mängu alguses vastuvõtuga, aga see pidev otsimine võib kaasa tuua mõned servivead ja nüüd Lõhmus serviveaga tegi, aga nüüd Õue Kallas on ise servijoone taga. Hea serv sealt Rikbergi peale teele läks. Järv tõstis Šmidlile ja nüüd Toni Tammiksaar on see mees, kes võtab Matei Šmidli 2 pealt rünnates kinni. Kuus 7, kui siin mängu alguses jäid Pärnu mehed selgelt alla, siis nüüd on esimesest ehmatusest üle saadud ja mäng peaaegu tasa. Õue Kallas uuesti servil. Ja eksib ka Õue Kallas. Ja oleme jõudnud esimese tehnilise vaheajani Tartu meeskonna 8-6 eduseisul. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Mängijatelt mängijatele. Tehniline vaheaeg on möödunud ja mehed on tagasi platsile liikumas. Ja Matei Šmidl on see mees, kes saab peale minutilist mõttepausi esimese servi mängu panna. Või siiski. Matei Šmidl võttis palli, aga viskas selle Kevin Soole ja hoopiski Kevin Soo on see mees, kes läheb servima. 8-6 on Bigbank 2 punktiga esimeses game'is peal. Kevin Soolt planeeriv serv Õue Kallase peale. Õue Kallasel on enam-vähem käes, Kais 1 pealt. Ja tabas see rünnak enne Bigbanki pooleli jõudmist antenni, mis tähendab, et Tartu Bigbankil taas lihtne punkt juures. Aga on Kais väga heas hoos siin viimastel mängudel olnud ja toob ka, kui ma ei eksi, siis mängus Selver Taldekiga tõi mees 23 punkti. Aga nüüd Kevin Soolt servi äss. Ivori Õue Kallas oli selle palli mööda laskmas,
aga täpselt tema taga seisis Kais, kes sai siis selle serviga pihta, nii et 10-6 on juba taas vahe 4 punkti. Kevin Soo uuesti servil. Serv Õue Kallase peale. On enam-vähem hästi käes ka ja nüüd, mis eelmine kord jäi Kaisil tegemata, siis nüüd ilusti piki piiri Kevin Soo peale selle rünnaku suunab ja sai sealt ka punkti juurde. Nüüd Pärnu poole pealt paneb pallimängu Kristo Joosep Peterson. Väga hea serv, aga Lõhmusel on ka suurepärane vastuvõtt ja nüüd Mart Naaber keskelt väga-väga võimsalt. Ja Tartu poole pealt on servijoone taga ainus leegionär Matej Šmil, 25-aastane Tšehhi mees. Nüüd vastuvõtt oli väga kaugele. Voogelil oli väga raske tõste teha, aga Tammiksaar lahendas selle rünnaku suurepäraselt, keeras sinna piki piiri ühe tsooni ja seal Šmil seisis natukene liiga sees. Oli Rikberg selle palli mööda ka laskmas, valvas seda tsooni, aga väga kenasti sinna piiri peale Tammiksaar selle palli suunas. Nüüd Voogel servil, Viida Lepalt suurepärane vastuvõtt, saab ise ka rünnata ja hanitab ja tundub, et Voogelil jäid sinna jalad põrandasse kinni. Oli küll valmis, aga sammu palli suunas teha ei jõudnud. Ja Tamur Viidalepp paneb palli mängu. Kesküla vastuvõtt jääb kaugele. Tammiksaar saab kahe pealt rünnata ja väga ilusti plokist välja keerab selle palli. Tundub, et täpselt seda ta otsima läkski sealt neid plokikäsi, et ei läinud sealt tugevasti jõuga raiuma, vaid sinna ploki serva. Lõhmus oli seal 4 peal parasjagu plokis ja Lõhmusest välja see pall lendas ja nüüd Tammiksaar on ise servimas. Rikbergilt suurepärane vastuvõtt, tõsta keskele Naabrile ja taas Naaber, nüüd 2-2. Väga edukalt on Naaber seda mängu alustanud. Kolmteist 9 on Tartu Bigbanki eduseis 5 punkti ja kuidagi kindlam tundub see nende mängupilt. Nüüd Õue Kallas on vastuvõtul päris heas hoos ja saab ise ka rünnata ja tundub, et Kevin Soo jäi järvest veidi kaugele plokis ja Õue Kallas karistas selle ära. Jah, selline tubli meeter kahe mehe vahel plokis oli. Seal on ründajal juba päris lihtne erinevaid lahendusi otsida. Aga eksib ta Pärnu poole pealt Artur servil. Üks 2 Brasiilia poisist siis Artur on, 28-aastane. Aga Tartu poole pealt pani Järv palli mängu ja mitte lihtsalt mängu, vaid ässaks. Ja Pärnu peatreener Toomas Jasmin kasutab ära oma esimese aja selles game'is seisul 10-15 nende poolt vaadatuna. Siin servil on küll Tartu hästi esinenud, et kui ässasid ei ole tulnud, siis vähemasti on saanud nad Pärnu mehed võrgust kaugemale ja Voogelil on palju raskem neid häid lahendusi leida. Aga koosneb põhiliselt Pärnu meeskond siin 18 kuni 21-22 aastastest meestest, nii et noored poisid, kes siin esimesi suuri samme meeste seas tegemas on ja tegelikult on viimasel ajal väga-väga hästi hakkama ka saanud. Näha on, et kokkumäng läheb paremaks ja enesekindlus tuleb tänu sellele ka juurde. Aga 15-10 ja Ronald Järv servil. Õue Kallase vastuvõtt on taas mitte kõige parem ja nüüd sealt Voogeli tõsta läheb võrgu peale ja Kevin Soo hoiab seal hästi käsi. Või tundub, et ikkagi Matej Šmil, aga 16-10 oleme jõudnud teise tehnilise ajani selles game'is. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885.
Unibet, mängijatelt mängijatele. Ja oleme pildiga taas siin saalis Tartu Ülikooli spordihoones. Ja 16-10 on Tartu Bigbanki eduseis esimeses game'is Pärnu võrkpalliklubi vastu. Ja sidemängija Ronald Järv saab siis nüüd uuesti palli mängu panna. Taas serv Õue Kallase peale, Õue Kallas on raskustes. Keskülla pidi kaugelt tõstetööd tegema ja Kaisi löök jääb mängu nüüd siin. Rikbergi tõste ebaõnnestub ja läks otse üle võrgu ja sealt Kristo Joosep Peterson lööb selle palli Tartu Bigbanki poolele maha punktiks. Tartu meeskonna stiil on selline, et need rasked teised pallid, mida on vaja tõsta, need üldiselt mängitakse võrgu peale ja mängija peab minema võitlusse, aga see tähendab, et risk selle tõstega eksida on ka päris suur, aga nüüd siin eksib servil Kais ja 17. punkti teenis sellega Tartu meeskond. Ja Timo Lõhmus, nurgaründaja, 21-aastane, paneb selle palli mängu. Väga hea serv, sealt tuli otse üle, läks Tartu Bigbankil nüüd kontrapall, Schmidl võttis ise vastu ja saab rünnata, aga hanitab. Aga nüüd siin olid võrgus Pärnu mehed ja lihtne punkt taas juures. See Schmidli ani nüüd eriti ohtlik küll ei olnud. Kesküllal oli see hästi käes, aga siin üks kahest tundub, et Õue Kallas maandudes kadus tasakaal ära ja puutus võrku. Ja nüüd Lõhmus uuesti servil. Taas planeeriv serv, Õue Kallas taas hädas. Nüüd teeb Tammiksaar sealt tõstetööd, aga see rünnak oli Tartule lihtne pall, mida võtta ja nüüd siin Viidalepp keerab sinna 4 tsooni. Õue Kallas oli liikunud rohkem ploki taha, valmis hanisid võtma ja Kesküllal jäi väga suur ala, mida katta ja sinna teravasse 4 enam ei jõudnud. 19-11 on seis esimeses game'is ja Lõhmus uuesti servil. Nüüd paneb selle lühikese servi ette. Keskülla võttis selle hästi ära nüüd. Tammiksaar jääb küll plokki kinni, aga plokist enda poolele auti see pall lendab. 12-19. On Õue Kallas ise ka servi joone taga. Serv Lõhmuse peale, Lõhmusel on hästi käes tõstetud nurka Viidalepale. Nüüd siin hästi mängivad kaitses Tartu mehed. See pall läks küll lihtsalt üle, aga sellele eelnev kaitsemäng oli väga hea, aga nüüd siis Tammiksaar Tartu plokist välja. Kevin Soo ja Matei Schmidl olid seal plokis ja randmetesse sinna see löök läks ja kõrge kaarega väljakust välja lendas. Matei Schmidl oli see mees, kes ei hoidnud käsi plokis väga korrektselt. 13-19 ja Õue Kallas uuesti servil. Väga hea serv sealt võrguripsust tuli, aga Rikberg noppis selle ära nüüd. Plokist tuli pall tagasi Tartu poolele ja nende võimalus rünnata nüüd siin. Taas Pärnu mehed võrgus. Peterson on see mees, kes tõstab käe üles ja tunnistab, et tema seal võrku puutus. Aga jällegi need lihtsad vead, võrgupuuted võtavad Pärnult endalt võimalusi ära, sest et jällegi oli tegelikult raske pall, mida Pärnu poole pealt kaitses mängida ja Kais sai sellega hästi hakkama, lihtsalt võrgupuude lõpetas selle pallivahetuse, aga nüüd siin Kesküllal vastuvõtt enam-vähem olemas ja Tammiksaar plokist antenni, mis tähendab, et seis on 14-20 Pärnu poole pealt vaadatuna. Ja tempomees Kristo Joosep Peterson on seda palli mängu panemas. Serv Lõhmuse peale, vastuvõtt on võrgust päris kaugel ja nüüd siin ei tabanud palli Viidalepp. Ei pannud hästi rannet peale ja see pall tabas taas Jasminit. 15-20 hiilib Pärnu esimeses game'is vaikselt lähemale Bigbankile. 20-aastane tempomees Peterson siis uuesti palli mängu panemas. Lõhmus taas pisut raskustes, aga pall on keset väljakul üleval. Nüüd siin tõste läks võrgu peale. Viidalepp hanitas selle üle. Nüüd Kais sai ühe peale tõste ja väga ilusa rannaliku koksuga selle palli keset Bigbanki väljakut lükkas. 16-20 ja vahe 4 punkti. Peterson saab siin järjekorras 3. servi panna nüüd mängu.
väga hea serv taas lõhmuse peale, taas vastuvõtt keset väljakut, nüüd Schmidl sai rünnata ja teeb seda edukalt ja aitab siin võistkonna väikesest mõõnast üle. Toomas Jasmin kasutab ära oma teise mõtlemise aja esimeses game'is. Tegelikult on näha, et võimalusi Pärnu meestel on, lihtsalt oma vead tuleb vähemaks võtta ja üritada rohkem Tartu Bigbanki võrgust eemale saada. Saab olema ka huvitav vaadata, kas Alar Rikberg annab siin noorematele meestele, veel noorematele meestele, kui siin praegu väljakul on mänguaega, sest tegelikult on pingilt võtta ju päris valusa käega noor diagonaalründaja Martin Elias Tamm, vanust 18 aastat ja tegelikult on siin Matei Schmidlit sel hooajal päris palju vahetada saanud ja oma võimalused kõik ära kasutanud. Aga nüüd seesama Matei Schmidl ka ise servijoone taga. Väga-väga hea serv, sealt tuli pall, läks Õue Kallase kätest otse üle ja nüüd on lihtne pall lahendada Tartu meestel ja Matei Schmidl teeb seda ise väga edukalt. (22:16) vaikselt läheneb Tartu Bigbank esimese game'i võiduni ja Matei Schmidl ise servijoone taga. Ja äss või siiski mitte. Matei Schmidl ise laiutab käsi ja siit kõrgemalt vaadates tundus ka, et see pall sees oli, aga peakohtunik Kristjan Vanaveski näitas, et see pall läks pikaks ja Pärnu teenis siit endale 17. punkti. Ja Richard Voogel on see mees, kes palli mängu paneb. Väga hea serv taas lõhmuse peale, lõhmus ei ole rahul enda vastuvõtuga, aga nüüd Matei Schmidl sai rünnata ja isegi kui Schmidl rünnakul eksis, siis taas patustasid Pärnu mehed võrgus, nii et 23:17 ja punkt Bigbankil juures. Tamur Viidalepp on Tartu meestest servijoone taga. Keskül on serv hästi käes, natukene raskustes Voogel tõsta ka oli, Artur sai keskelt proovida, aga mäts palli lihtsalt mängu. Nüüd jäi lõhmusblokki kinni, aga uus võimalus Tartul ja Artur võttis siin naabri ühese blokiga kinni. See rünnaku lahendus oli küll pisut läbinähtav, aga samas tuleb kiita Pärnu tempomeest Arturit, kes seal veel nurgast jooksis alles keskele tagasi ja hüppas õigel ajal üles ja viis oma käed korrektselt üle ja teenis sealt punkti juurde oma võistkonnale. 18:23 ja Toni Tammiksaar palli mängu panemas. Nüüd lõhmuse vastuvõtt läheb otse Pärnu poolele üle. Uus võimalus Pärnu meestel ja Artur sai siit nüüd korraliku tõste keskele ja sinna taha 7.–8. meetrisse selle palli suunas. Jah, Viidalepp seal 6 peal mängija liikus natuke rohkem ühe poole ja jäi selgelt ette ka kaitses. Aga 19:23 ja Tammiksaar uuesti servil. Nüüd Rikbergilt on vastuvõtt väga hästi käes. Mängivad hästi kaitses Pärnu mehed ja Rikberg uuesti. Nüüd Keskküla võtab ära, tundus, et see pall oli auti minemas Rikbergi kaitsepuutest, aga naaber nüüd teeb tagasi, võtab Arturi keskelt blokiga kinni ja aitab oma võistkonna esimese gamepalli lävele. Tore on ka see, et Pärnu kaaselajaid on siin täna publiku seas õige mitu ja nad teevad kõvasti lärmi ja nüüd Kais rünnakul. Esimese gamepalli Kais päästab. Ei olnud kõige tugevam rünnak, aga väga hästi suunatud pikalt ühe tsooni ja see oli vaba ja nüüd siin Rikberg on väga-väga vihane enda meeste peale, teeb kõvasti häält. Aga nende poolt vaadatuna on seis veel okei, sest et Pärnu teenis 20. punkti ja neil ju on 24, vaid 1 punkt minna selle game'i võiduni. Viidalepa vastuvõtt on korralik ja nüüd lõhmus ründab ja teeb seda edukalt. Voogeli kaitsepuutest lendab see pall kaugele Tartu meeste poolele auti ja seisuga 25-20 on Tartu Bigbank esimese game'i võitnud. Vahetame pooled ja käime lühikesel reklaamipausil. meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest.
Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Võrkpalli veab HRX. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Rademar. Liikumiseks loodud. Tartu Milli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Vea hoogu. Finishini on 2 kilomeetrit. Vähenda kiirust. Hoia oma mängutempo võimaluste piires. Meie riske maandav tehnoloogia aitab sul teha paremaid otsuseid. Parem panustamine võimaluste piires. Integreeritud turvasüsteemid. Optimus Systems. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Võitle, Pärnu, võitle! Sporti toetab Avatar tõlkebüroo www.avatar.ee. Parim valik selge see ehituse ABC. Terasust toob mänguruuki. Spordis kruvib pinget Pahv. Ja võistkonnad on pooled vahetanud ja platsile liikumas. Samal ajal näeme me ekraanilt esimese game'i statistikat. Tartu Bigbank pani koguni 5 ässa Pärnu 0 vastu aga samas on peal Pärnu blokkides, kui pandi 3 blokki ja samas Tartu Bigbank sai vaid 1 blokki. Samas on väga-väga suured käärid vastuvõtuprotsendi vahel. Tartu Bigbanki ideaalse vastuvõtu protsent on 35 ja Pärnul vaid 4, aga samas rünnakuprotsent on Pärnul kõrgem 54, Tartu 44% vastu. Kui vaadata siin ka mängijate numbreid, siis Tartu poole pealt tegi esimeses game'is parima esituse Timo Lõhmus, tuues 5 punkti ja need kõik rünnakul. 3 punktiga panustas Matei Šmil ja 6 punkti tõi ka Mart Naaber. Aga teine game on alanud, Vida Lepp sai servida ja Pärnu esimene rünnak oli edukas. Toni Tammiksaar 2 pealt keeras selle rünnaku ilusti 2 tsooni ja seal küll Matei Šmil seisis, aga sealt edasi pall enam õhku ei tulnud. Ja nüüd Tammiksaar ise ka servijoone taga. Esimeses game'is tõi Tammiksaar oma võistkonna parimana 5 punkti. Aga nüüd on Tartu vastuvõtt korralik ja Matei Šmilit väga korralik rünnak ka ja Allar Keskkülla küll seisis väga ilusti seal 5 tsoonis ja pall endas kõrgele õhku, aga ükski meeskonnakaaslane sinna LED-ekraanide servale enam seda palli mängu jätma ei jõudnud. Aga Pärnu poole pealt panustas 4 punktiga Kaur-Erik Kais, 3 punkti tõi Ivori Õuekallas ja 2 punkti temporündaja Artur. Nüüd 1-1 on seis teises game'is ja Mart Naaber paneb palli mängu. Ivori Õuekalla vastuvõtt väga korralik, saab ise rünnata ka.
ja väga kenasti keerab selle rünnaku Tartu plokist outi. On tal seal vastas lühem plokk ka, kuigi Kevin Soo on päris heal kõrgusel, siis Ronald Järv omakorda natukene jääb ikka seal plokis madalaks, aga sellegi poolest 2-1 on Pärnu peal. Arturi serv on Viidalepale lihtne saak, nüüd Kevin Soo sai rünnata, aga see läks Tartu poole pealt otse üle. Tundus, et Lõhmus jäi natuke hätta seal võrgu kohal palli lahendamisega, päris korrektset palli tabanud, aga Brasiilia poiss Artur täitsa ehmatas, et selle palliga pihta sai ja korrektselt seda enam üles ei mänginud. 2-2 ja Järv servil. Uwe Kallaselt hea vastuvõtt, saab ise taas rünnata, nüüd jääb plokki kinni, aga Voogel julgestab hästi. Ja nüüd jääb Kais Tartu plokki kinni. Keskkülla tõstele jäi väga sisse, mitu meetrit antennist sisse poole ja Tartu meestel oli vaid vaja sisse liikuda sinna vastu ja käed korrektselt üle panna ja sealt tuli lihtne punkt Tartule juurde. Järv uuesti servimas. Tammiksaare vastuvõtt korralik, Kais saab uuesti proovida ja taas selline rannakoks. Ilusti keris selle Lõhmuse plokki sisse, Lõhmus seal üksindaga oli ja natuke oli juba Lõhmus ära maandumas, kui see pall temani jõudis ja ei jõudnud seda sealt enam üles mängida. Tablool on viiginumbrid 3-3 ja Kais saab ise servida. Aga eksib, mõnikümmend sentimeetrit pikaks see pall läks. Ja Tartu poole pealt on nüüd serviks valmistumas Timo Lõhmus. 21-aastane nurgamees. Õue Kallas jääb väga hätta vastuvõtuga, Kais teeb kaugelt tõstetööd. Nüüd Rikberg mängib kaitses, aga see pall läks otse Schmidlilt üle võrgu. Nüüd uuesti Rikberg kaitses ja sealt Kevin Soo enam ei jõudnud võrgust välja tuua seda palli. Väga hästi leiavad Pärnu mehed need tühjad kohad üles ja Tartu mehed peavad ikka korralikult vaeva nägema, et käsi üldsegi alla saada. Ivori Õue Kallas on Pärnu poole pealt servijoone taga. Aga astus mees servil joonele. Ühtlasi maandus see serv ka võrgus, nii et igatepidi oleks Tartu siit punkti juurde saanud. Taas selline lihtne viga Pärnu poole pealt. 5-4 on Tartu teises skeemis peal ja Kevin Soo paneb palli mängu. Aga kohe alguses oli näha, et see ülesvise ja palli tabamine ei sobinud Soole ja otse võrku see serv maandus. Schmidlile pakkus see ebaõnnestumine natuke nalja ka. Aga oluline on, et lihtsalt keskendumine ära ei kao selle juures. Peterson Pärnu poole pealt servil. Lõhmuse vastuvõtt on korralik. Schmidl sai kahe pealt vajutada ja kohe südamest vajutas selle palli Pärnu poolele punktiks. Väga võimas rünnak. Vastuvõtt jäi sinna kahe poole rohkem ja Järve andis Schmidlile hea kiire tõste, nii et Pärnu meestel oli plokis väga raske sinna korraliku kahest seina vastu panna, aga nüüd Õue Kallas natukene hädas vastuvõtul. Kaisilt hea rünnak, Schmidl sai ühe käe vahele. Nüüd uuesti Pärnu võimalus. Kais uuesti, aga eksib. Voogeli tõste jäi natukene liiga võrgu lähedale, sest Kais sealt ühe pealt tuli ja pidi väga palju edasi hüppama. Ja niimoodi langemise pealt ta seda palli tabas. Matei Schmidl Tartu poole pealt. Aga eksib Schmidlgi. Kuus-7 on seis teises skeemis Pärnu poolt vaadatuna ja see game on Pärnule oluliselt rõõmsamates toonides alanud, sest esimeses skeemis jäädi kohe 6-0 tagaajaja rolli ja sealt oli päris raske mängu tagasi tulla, aga nüüd siin Lõhmuselt ilus rünnak Uue pealt. Ja oleme jõudnud selles skeemis esimese tehnilise time-outini. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli.
Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Unibet, mängijatelt mängijatele. Reklaamid on vaadatud ja oleme tagasi pildiga Tartu Ülikooli spordihoones. 8-6 on Tartu Bigbank teist game'i juhtimas. Aga teine game on Pärnule oluliselt paremini kulgenud kui esimene game ja arvata on, et selles game'is nii lihtsalt võitu Tartu Bigbank endale võtta ei saa. Tamur Viidalepp on Tartu poole pealt servijoone taga ja palli oma jõuserviga mängu panemas. Tammiksaarelt korralik vastuvõttest ja keskele Arturi Lääš, Middl mängib hästi kaitses. Järv tõstab nurka Lõhmusele, nüüd Keskkülla mängib kaitses. Voogeli tõste läks peale, Kais pidi hanitama, nüüd Järv tõstab alt, jäi seal natukene ette Mart Naaber talle. Aga uuesti Pärnu võimalus. Kais jäi nelja pealt küll blokki kinni, aga väga hästi julgestavad mehed üles. Ja väga ilus rünnaku lahendus Kaisilt siin. Natukene oli võimlemist, et peale läinud tõste järel mitte võrku maanduda, aga võimlemiskavad tasusid ennast ära. 7-8 ja vaid punkt lahutab Pärnut Bigbankist. Toni Tammiksaar läheb servijoone taga seda vahet veelgi vähendama. Väga korralik serv, otse üle võrgu läks ja sealt Ivori Õuekallas lahendab selle ära. Oli küll tal, võib öelda, et 1,5 meest vastas. Järv küll hüppas seal Õuekallasele vastu ja Naaber üritas ka abi anda, aga täpselt 2 mehest mööda Tammiksaar selle palli suunas ja punkti juurde tõi. 8-8. Tammiksaar uuesti servil. Väga hea terav serv sealt tuli, aga nibin-nobin piiridest välja see maandus. Jah, seal võib-olla 10 sentimeetrit väljaku küljele see maandus, aga Mart Naaber Tartu poole pealt. Õuekallas taas hädas vastuvõtul, nüüd kõrge tõste Voogelilt. Tammiksaar läks sealt lihtsalt ploki kaudu punkti tooma, aga nüüd teeb seda sama hoopis Lõhmus. Artur ja Kais olid Lõhmusel seal plokis vastas ja ilusti plokist välja. Lõhmus selle rünnaku keeras. 10-8 ja Mart Naaber uuesti servil. Näha on, et Tartu mehed on täna Õuekallase sihikule võtnud. Uuesti saab Õuekallas vastu võtta. Voogel teeb sealt häda tõste ja Õuekallas veel koperdab seal Keskkülla jalge otsa. Nüüd Tartu võimalus ja Lõhmus ilusti. Kais oli tal üksinda vastas ja väga kõrgel Lõhmus seal oli ja lihtsalt sellise kerge koksuga suunas tühja ühe kohta selle palli. Aga seisul 8-11 kasutab Jasmin ära oma esimese aja selles game'is. Tundub, et on ta Õuekallase siin ette võtnud, natuke on vaja meest rahustada, sest et Tartu on tõesti ta hästi serviga üles leidnud ja see on mehe enesekindlust kindlasti natuke alla tõmmanud. Aga pool minutit on läbi ja mehed liiguvad tagasi platsile. Mart Naaber saab jätkata servimisega. Keskkülla võtab nüüd selle servi vastu, saab Õuekallas rünnata ja väga hästi teenib siin endale head emotsiooni juurde. Sooja Järve blokist outi. Blokki võibki pidada tegelikult Tartu 2 sidemängija Markus Keele ja Ronald Järve põhiliseks vaheks, sest et Ronald Järv on lühike mängija ja seal on nurgameestel natuke lihtsam temast üle lüüa või tema kätest outi lüüa, aga nüüd Viidalepalt hea vastuvõtt Schmidlil ühe pealt. Seal mängib hästi kaitses Artur ja Õuekallas uuesti väga kenasti leiab seal rünnakul blokimeeste randmed ja käed üles ja sealt kõvasti blokist outi ründab. Aga jah, kui siin võrrelda Tartu sidemängijate pikkust, siis Ronald Järvel on pikkust vaid 178 sentimeetrit ja Markus Keelel see vastu 191, päris korralik vahe.
aga siit hea punkt juurde Pärnu meestele. Artur pani sealt väga korraliku servi. Jäi Viidalepp sealt selgelt hätta ja selle peale võtab aja maha ka Tartu peatreener Alar Rikberg. Sest Pärnu on kätte saanud teises game'is viigi seisul 11-11 ja kui Pärnu siin hea emotsiooniga edasi mängib, siis ei ole välistatud ka see, et Pärnu suudab siin tugevale Tartu Bigbankile hambaid näidata ja mõne game'i või miks mitte ka mängu ära võita. Viidalepp tegelikult on tuntud oma hea vastuvõtu poolest, nii et eksimused servi vastuvõttes ei ole Viidaleppale eriti tavaline nähtus. Nüüd Artur uuesti servil. Uuesti Viidalepa peale, nüüd Viidalepalt väga korralik vastuvõtt, Lõhmus sai rünnata ja keeras selle rünnaku 4 tsooni. Õue Kallas pani veel pea alla, lootis, et see rünnak läheb outi, aga kindlalt sisse see pall maandus. Siin Kristo Joosep Peterson natuke hindas valesti Järve tõstet, hüppas keskmise mehe peale üles ja enam Lõhmusele nurka blokki ei jõudnud, aga nüüd sai Kais rünnata ja ilusti blokist outi selle palli keerab. Tundus, et päris hästi tõste ei klappinud, pidi seal natuke hoo maha võtma enne üles hüppamist, aga sellest piisas, et pall blokist outi keerata. On mees mänginud väga palju rannavõrkpalli koos Rasmus Meiusega ja seda kavalust ja häid lahendusi mehel jagub. Nüüd Kevin Soo tegeleb vastuvõtuga, Lõhmus sai 2 pealt üritada, Kais annab palli Voogelile kätte. Õue Kallas sai 4 pealt rünnata ja ilusti blokist outi. Õue Kallasel on siin neid õnnestumisi vaja, et enesekindlus üles leida ja võistkonnale kasulik olla. Ja nüüd Kais uuesti servijoone taga. Eelmine serv oli selline lühike ja ettekeriv. Kevin Soo pidi seal vastu võtma. Nüüd sai Rikberg vastuvõtutööd teha. Schmidl 4 pealt nurgast. Ja toob punkti juurde. Lühikeseks see tõste pisut jäi, aga võib-olla oli see neil ka kokku lepitud ja Pärnu plokk oli seal natuke ebakorrektselt vastas. Nüüd Õue Kallaselt hea vastuvõtt, Kaisile 1 peale tõste. Kokk saab selle sinna ette, aga Lõhmus tegutseb hästi kaitses. Nüüd uuesti Tartul oma võimalus, Rikberg tõstab. Viidalepp sai nurgast rünnata, Keskküla seisab hästi kaitses. Kaisile 1 peale tõste, Järv mängib kaitses, Lõhmus teeb Viidalepale kõrge tõste ja Viidalepp jätab Haniga palli mängu. Nüüd 4 peale Õue Kallasele tõste ja väga kenasti plokist mööda. Mees selle palli keerab ja Järve kaitsepuutes see pall tribüünidele lendab. Schmidl laiutab seal käsi, et tema justkui tegutses plokis tõenäoliselt õigesti. Aga väga ilus rünnak Õue Kallaselt. Nüüd saab mees ise ka servijoone taha minna, eks näis, kas mitu head õnnestumist annavad talle energiat ka servijoone taga hästi tegutseda. Tegelikult on mehel väga hea hüppelt serv. Rikbergil on see lihtne saak, Kevin Soole keskelt, Kristo Joosep Peterson hoiab hästi käsi. Nüüd Viidalepale 4. oma võimalus. Kais seisis küll õige koha pealt, aga kõrge kaarega saali nurgast välja see pall lendas. Nüüd siin pallitrukk näeb kõvasti vaeva, et pallile järele jõuda. Aga 14-14 on endiselt seis viigiline. Ja Kevin Soo on Tartu poole pealt servijoone taga. Ja lasevad Pärnu mehed selle outi purjetada. Ja Pärnu poole pealt on palli mängu panemas Peterson. Tugev jõuserv on mehel olemas. Rikbergi vastuvõtt jääb 3-4 meetri peale. Viidalepp saab rünnata nüüd. Peterson ise ka kaitses, on ise enda peale pahane, oli õige koha peal, aga natukene liiga vähe seda palli mees surmas ja otse üle võrgu Tartu poole peale outi see pall lendas. Kais küll hüppas kõrgele, mitte Kais, vaid Voogel hüppas kõrgele, üritas seda palli tagasi tuua, aga see pall oli lootusetu. Nüüd Schmidl servil. Väga ilus serv sealt täpselt 4 tsooni.
ja 16:15 oleme jõudnud teise tehnilise vaheajani. Vaatame natuke reklaame ja oleme tagasi siin Tartu Ülikooli spordihoones. meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Unibet, mängijatelt mängijatele. Minut reklaame on möödunud ja Matei Schmidl valmistub Tartu poole pealt palli mängu panema. Kui nüüd vaadata, kes veel Eesti klubides sel nädalavahetusel Balti liigas võistlustules on, siis homme õhtul kell 5 kohtuvad Võrus Parrus Võru võrkpalliklubi ja Selver TalTech. Tootab sealtki väga põnevat mängu näha. Aga nüüd eksib rünnakul Kais. Taas tõste hästi ei klappinud, oli juba alla vajumas ja kõvasti vastu reklaame see rünnak maandus. Natuke muigab mees ise ka, aga ei ole midagi. 17:15 on Bigbank 2 punktiga peal ja Matei Schmidl uuesti servimas. Nüüd siin jääb Õuekallas vastuvõtul hätta, aga saab Õuekallas või Keskküllalt tegelikult väga hea tõste. Haniga otsustas mees palli mängu jätta. Ja nüüd toob Mart Naaber Arturi pea kaudu meeskonnale punkti juurde. Ja võtab Toomas Jasmin taas aja maha. 3 punkti on game'i keskel vahe Tartu meestega. Pärnu jaoks ei ole tegelikult midagi siin kadunud, ongi vaja vaid enda õnnestumisi ja saada õiged kehaosad plokis vahele. Kui Mart Naabri rünnak Arturile vastu pead lendas, siis sealt ikkagi kõrge kaarega see pall kaugele purjetas ja sealt on väga raske see pall mängu aidata, aga kui näiteks sinna käed vahele saada, siis on lootust juba natuke rohkem. Aga Matei Schmidl jätkab servimist. Seekord on Tammiksaare vastuvõtt korralik ja Artur seal kõvasti Rikbergile näkku selle palli keerab. Rikberg tõmbab särgi näo peale ja tundub, et pisut ebamugavalt see pall talle tuli, aga mäng jätkub. Üritas Rikberg veel seal õlga tõsta ja tiivaga mängida nii-öelda, aga sealt jätku ei tulnud. 16:18 ja vahe 2 punkti Voogel servil. Viidalepa vastuvõtt on korralik, saab lõhmus 6 pealt rünnata ja keerab sealt Hani hästi tühja 4 tsooni. Keskkülla küll hüppas sinna liblikat, aga jäi pallist kaugele. Nüüd vahetab Tartu meeskond, tundub, et tuleb Martin Elias Tamm plokki tugevdama Järve asemel. See tähendab, et sidemängijad Tartu poole peal hetkel mängus ei olegi. Arvata on, et kõik lahtised pallid antakse Rikbergile ja Rikberg sealt tõsteid jagab. Aga äss Viidalepalt täpselt sinna Tammiksaare ja Keskkülla vahele tahajoonele see serv maandub. Näitas Keskküllaga ise, et pall sisse maandus. 20:16 taas on Tartu Bigbank natukene siin oma teed minemas teises game'is. Viidalep uuesti servil, Keskkülla vastuvõtt on korralik, Kais saab 4 pealt rünnata, aga jääb plokki kinni sealt. Tammiksaar läks väga võrgu alla julgestama. Voogel jäi ka sellest pallist kaugele. Tundub, nagu Pärnu mehed teevad seda julgestust praegu siin nii-öelda kohustuslikust korras, et lasevad põlvest alla, aga päriselt palli valmis edasi mängima tegelikult ei ole. Nüüd Viidalep uuesti servil. Õuekallase vastuvõtt läheb võrgu peale, aga sealt võimleb Voogel ja Artur hästi selle palli teisele poole. Ühe käega veel Voogel ulatas seda tõstma ja Arturi töö oli lihtsalt palli üle suunata, sest et seal hüppasid mehed juba vastu talle. Aga Järv uuesti sisse ja Tamm välja. Nüüd siis tegutseb Tartu taas sidemängijaga siin platsil. 21:17 ja Tammiksaar läheb vahet vähendama.
Rikbergi vastuvõtt suurepärane, naabrile keskele tõsta ja väga kiirelt sealt naaber selle palli ära lahendab. Tundus, et tõste klappis suurepäraselt ja naaberil olid tegelikult kõik rünnakusuunad ka vabad. Otsustas siis selle palli viietsooni keerata. Nüüd saab naaber ise ka servida. 22-17. Uue Kallase vastuvõtt keset väljakut, Tammiksaar 6 pealt. Jääb sinna plokki kinni, aga nüüd mängivad hästi mõlemad võistkonnad kaitses. Lõhmus 4 pealt, uuesti hanitab. Kui enne üritas sealt plokist välja hanitada, siis nüüd lihtsalt keset väljakut toimis ka väga hästi. Kaks punkti lahutab Tartust teise geimi võidust ja Mart Naaber servimas. Uue Kallase vastuvõtt korralik. Tõste selja taha Arturile. Nüüd siin küll lubamatu viga Pärnu poole pealt. 3 meest, Uue Kallas, Artur ja Keskkülla kõik vaatamas plokist kõrge kaarega tagasi tulevad palli ja mitte keegi ei andnud seda kätte. 24-17. Tartu Bigbanki lahutab geimi võidust nüüd vaid 1 punkt. Mart Naaber servimas. Uue Kallas jääb taas vastuvõtul hätta, nüüd saab ise 4 pealt rünnata, väga korralik tõste sealt tuli. Naaber mängib kaitses, lõhmuselt raske tõste, aga Schmidl hanitab. Nüüd Keskküllalt hea reaktsioon. Tammiksaar suunab palli lihtsalt alt sööduga üle, nüüd oma võimalus Tartu Bigbankil. Ja Lõhmus lõpetab selle geimi, Kaisi plokist välja see pall lendas ja 25-17 on Tartu Bigbank teise geimi võitnud. Oleme peagi tagasi. meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Võrkpalli veab HRX. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Rademar, liikumiseks loodud. Tartu Milli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Pea hoogu, finišini on 2 kilomeetrit. Vähenda kiirust. Hoia oma mängutempo võimaluste piires. Meie riske maandav tehnoloogia aitab sul teha paremaid otsuseid. Parem panustamine võimaluste piires. Integreeritud turvasüsteemid. Optimus Systems. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Võitled, Pärnud, võitled! Sporti toetab Avatar tõlkebüroo www.avatar.ee. Parim valik selge see, ehituse ABC. Terasust toob mänguruuki. Spordis kruvib pinget Pahv.
Tartu Bigbank on 2 game'i järel Balti liiga kohtumist Pärnu võrkpalliklubi vastu juhtimas 2-0. Ja kui Pärnu mehed siit mingit püssirohtu enam ei leia, siis võib juhtuda, et Tartu kogu kohtumise võrdlemisi kindlalt 3-0 võidab. Esimene game võideti 25-20 ja teine game juba 25-17. Tartu poole pealt ühtegi muudatust 3. game'i eel näha ei ole. Küll aga vahetas Pärnu. Mängu on sekkunud number 3 Markus Kohtla, 18-aastane diagonaalründaja siis Kohtla on. Kais tõesti ei ole täna näidanud seda taset, mis viimastes mängudes teiste võistkondade vastu. Samuti on mängu tulnud ka number 10 Christopher Rünt, samuti 18-aastane sidemängija, siis tema on. Nii et on Jasmin siin enda põhimeestele puhkust andmas. Vaatame siis, kuidas Rünt tegutseb. Ida-Lepa vastuvõtt oli korralik, nüüd Õue Kallas seisab hästi kaitses, saab ise ka rünnata. Schmidl seisab samuti hästi kaitses, lõhmus 4 pealt. Ja ilusa punkti pika diagonaalrünnakuga ta sealt toob. Ja Mart Naaber selles game'is esimest servi tegemas. Ja nüüd jääb Õue Kallas rünnakul plokki kinni. Samuti võib näha Pärnu ridades uut meest number 8, Andero Heinastu, samuti 18-aastane nurgaründaja, siis Heinastu on siis noored poisid siin 3. game'is Pärnu poole pealt karastust saamas. Nüüd Heinastut väga korralik vastu võtvad, naabriserv ei valmistunud raskusi. Ja ka Kohtla rünnak oli lõhmusel pigem raske pall, mida võtta nüüd siin. Sidemängija võtab Pärnu poole pealt esimese palli ja Keskkülla teeb tõstetööd ja sisuliselt analoogne olukord. Õue Kallas 2 pealt rünnates jääb plokki kinni ja sealt väga võrgu ääres see pall Pärnu poolele maha kerib ja Kohtla ei ole seal seni suutnud seda palli üles julgestada plokist tuleval. 3-0 on Tartu Bigbanki eduseis ja Mart Naaber servil. Pärnu vastuvõtt korralik, aga tõste ei klapi. Nüüd Kevin Soo annab ise palli kätte, lõhmusele kiire tõste 4, natukene ripub ta seal õhus, tundub, et rünnata enam seda löögiga ei saanud ja lihtsalt hanitab selle palli Pärnu väljaku keskel paiknevasse tühimikku. Mart Naaber uuesti servil. Õue Kallasel vastuvõtt hästi käes. Tõsta 4 Kohtlale ja nüüd Kohtla ründab väga edukalt sealt Tartu plokist Järve ja Soo käte kaudu välja see pall lendas. Kevin Soo oli see mees, kes seal käed natuke harali hüppas ja Kohtla Soo käsiga tabas. 1-4 ja Õue Kallas rünnakul. Ja tundub, et Pärnu on ka liberot vahetanud. Nüüd tegutseb libero positsioonil Tõnis Hendrik Tallo. Ja Kevin Soo kallutab palli lihtsalt Pärnu poolele maha ja Christopher Rünt oli seal kaitses võimetu. Järv servimas. Tallo võtab õlaga servi vastu, väga ilusti teeb seda. Nüüd Artur suunab võrgu pealt palli lihtsalt üle, aga see oli kerge saak Bigbanki meestele. Nüüd lõhmus jääb plokki kinni, aga Schmidl julgestas hästi. Schmidl ise ka sai nüüd rünnata ja ilusti plokist välja selle palli keeras. Õue Kallas küll 6 pealt jooksis, üritas palli mängu jätta, aga jäi selgelt pallist kaugele. Nüüd vahetab Bigbank. Just nimelt see vahetus, millest ma ennist rääkisin. Või siiski enne vahetust anti vile time-out'iks, mille võttis Toomas Jasmin. Tundub, et natukene hoiab randmest või sõrmest kinni sidemängija Rünt. Võimalik, et plokis või kaitsepalli mängides kuidagi noor mees endale pisut haiget tegi. Aga ei ole hullu, nii saadaksegi esimesed ristsed meeste seas.
ja proovib uuesti Bigbank vahetada. Schmidli asemel mängu number 10 Martin Elias Tamm. Noor diagonaalründaja, kes on juba sel hooajal päris hästi tegutsenud ja tõenäoliselt kasutab oma võimaluse ära ka täna. Järv Tartu poole pealt servimas. 6-1 on seis. Nüüd Tallo vastuvõtt on enam-vähem käes. Ründ tõstab. Kohtla saab rünnata. Vabandust, Heinastu. Aga eksib rünnakul. Pisut pikaks selle palli Heinastu lööb. Aga mees lööb ise käega õhku ja ega seal midagi muud polegi. Tuleb uuesti proovida. 7-1 ja Järv servile endiselt. Heinastu vastuvõtt korralik. Tõste jääb Kohtlale madalaks ja sinna blokkida kinni ka jääb. 8-1 on Tartu Bigbank jõudnud juba kolmandas game'is väga kiiresti esimese tehnilise ajani. meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Unibet, mängijatelt mängijatele. Pärnu peatreener Toomas Jasmin on tõenäoliselt aru saanud, et tänases mängus on Tartu klassi võrra parem ja on kolmandas game'is andnud palju mänguaega noorematele poistele. Ja saab olema huvitav vaadata, kuidas mehed toime tulevad, aga Tartu vahetab veel. Ka nende poolt sekkub mängu noor mees Kristjan Unt Timo Lõhmuse asemel nurka. Ja Järv jätkab serviga. Tallo vastuvõtt läheb otse üle ja sealt Kevin Soo lahendab selle palli kindlalt ära. Oli küll isegi väike lootus, et Pärnu mehed, kes said käed alla, võiksid sealt ehk edasi mängida, aga sealt jätku ei tulnud. Nüüd Tallo eksib taas vastuvõtul. Ronald Järv sai sealt endale ässa kirja. Ja kui nüüd vaadata, mis on meeskondade isiklikud või mängijate isiklikud punktikontod, siis 2 game'iga teenis Timo Lõhmus 13 punkti. Matei Schmidl panustas 7-ga. Aga nüüd siin vahepeal eksib Õue Kallas väga lihtsa rünnakuga. Tal oli jäänud 3. pall, mis oli vaja lihtsalt üle suunata ja söödu asemel otsustas mees rünnata ja ründas võrku, aga Tartu Bigbank vahetab veel. Kevin Soo asemel sekkub mängu temporündaja Siim Päid. Vahelduseks noortele poistele ka üks kogenud 33-aastane mees. Aga selle peale paneb servivõrku Ronald Järv, kes on pisut pahane enda peale, sest et juba õige mitu head servi ja ka ässa oli mees pannud ja nüüd siis lihtne eksimus serviga võrku. Artur Pärnu poole pealt palli mängu panemas. Idalepa vastuvõtt korralik. Kristjan Unt sai esimese rünnaku teha ja jääb seal Petersoni plokki kinni. Oli küll Petersoni kõrval vastas ka oluliselt lühem Heinastu. Pikkust Heinastul 185 sentimeetrit, nii et on natukene lühem mees, aga Unt teda üles leidnud. Nüüd Undil uus võimalus ja võrgu kaudu, võrgu trossi puutest Unt punkti juurde toob. Ilus pikipiiri rünnak, just see, millest ma ennist rääkisin, et piiris oli lühem mees vastas ja seda võiks ära kasutada. Nüüd saab Unt ise ka servida. Aga eksib mees. Näitab küll, et kukus sisse see serv, aga meie saame siit kordusest vaadata, kui palju siis mehel joonest puudu jäi. No ikka pisut jäi. Markus Kohtla Pärnu poole pealt palli mängu panemas. Jõuservi mees lööma läheb. Undi vastuvõtt läheb võrgu peale ja seal Peterson lahendab selle ära. Järv ei jõudnud ega ulatanud seda enam tõstma. Rikberg on veel võrdlemisi rahulik ja annab seal Undile näpunäiteid, kuidas palli enda poolele jätta. Ka Rikberg, libero Rikberg annab oma panuse. Aga Kohtla uuesti servimas. Nüüd eksib servil Kohtla. Tundus küll, et kõrge kaarega auti see pall oli minemas, aga tegelikult maandus ikka päris napilt piiridest välja.
samamoodi 10 sentimeetrit. Aga siin Päid vahepeal Tartu poole pealt servimas ja eksib Päidki. Vahepeal on Pärnu poole peal jõudnud oma servijärjeni Heinastu. Planeeriv serv mehel on, Unt võtab vastu, natuke madalaks see jäi, aga Järv sai sealt päris hea tõste veel Viidalepale teha. Nüüd sai praagiga hakkama sidemängija Rünt. Oli tal raske pall, mida tõsta, aga 2 puudet peakohtunik Kristjan Vanaveski Ründile vilistas. Tartu poole pealt on servimas Tamm. Väga hea serv sealt tuleb. Lihtsalt kõrgele üles annavad Pärnu poisid palli. Unt annab lihtsa palli kätte. Kiire tõste Viidalepale ja Viidalepp sealt Heinastu käte kaudu punkti toob. Heinastu küll isegi seisis täitsa õige koha peal, aga tõenäoliselt ei ole mehed veel harjunud nii tugevate rünnakutega ja sealt Heinastu käte pealt pall minema lendas. Tamm uuesti servimas. Väga hea serv Õue Kallase peale, aga Õue Kallasel on hästi käes ka. Nüüd Peterson hanitab, Järv korjab selle ära. Viidalepp hanitab vastu. Pärnu poisid jäävad hätta, nüüd oli Kohtlal väga raske pall, mida rünnata ja Viidalepp ploki kätest välja. Seal olid Rünt ja Peterson. 16-6 on Tartu Bigbank eduseis 3. game'is juba väga kindel ja teine tehniline time-out läheb peale. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Unibet, mängijatelt mängijatele. Minut on möödunud ja meeskonnad on tagasi platsile liikumas. Natukene kogenum libero Keskkülla jagab veel näpunäiteid Tallole, kes on parasjagu vastuvõtuliinis. Aga Tartu poole pealt on diagonaalründaja Tamm palli mängu panemas. Esimesed 2 servi on päris ohtlikud olnud. Ja 3. võtab vastu tempomees Peterson. Nüüd Õue Kallasele jääb tõsta natuke madalaks, aga palli suudab mees mängu jätta. Ja nüüd Viidalepp 4 pealt piki piiri kenasti. Piirikohtunik küll tõstis lipu märkimaks, et rünnak maadus piiridest väljas, aga peakohtunik Vanaveski otsustas, et see pall on sees. Pisut teine vaatepunkt Vanaveskilt seal puki otsas on. Aga Tamm juba 4. servi mängu panemas. Talla vastuvõtt on korralik. Diagonaalründajana tegutsev Kohtlase 1 pealt proovida, aga see palli ei mängu. Nüüd Tamm ka võrguripsu kaudu suudab palli mängu jätta. Ja jääb taas pall mängu. Nüüd Õue Kallasel raske pall võrgu kohal. Rikberg teeb kaugelt tõstetööd ja koperdab veel Tamme taha, aga nüüd Viidalepp on ikkagi hoopis teisel kõrgusel kui Peterson ja Rünt seal tal vastas. Väga kenasti Rikberg sealt veel raskest olukorrast suutis tõste välja võluda. Hoopiski Rünt ei olnud tal mitte plokis vastas koos Petersoniga, vaid Õue Kallas oli see, kes 4 pealt abi pakkus. 18-6 on märkamatult vahe juba väga-väga suureks kärisenud ja Tamm saab jätkata servimisega. Talla vastuvõtt läheb otse üle ja Viidalepp toob võrgu pealt löögiga punkti juurde enda võistkonnale. On siin Pärnu mehed servi vastuvõtuga päris kõvasti hätta jäänud, aga Tamm on samas väga hea servimees, nüüd väheke kergem serv ja Tallal oli see paremini käes ka ja Õue Kallas Järve ja naabri plokist outi. Naaber veel laiutab siin käsi, aga samal ajal on näol mõnus muie, nii et tegelikult Tartu meestel siin eriti suurt pinget 3. game'is enam pole.
tundub küll, et Pärnu peab siin midagi väga uudset ja erakordset välja mõtlema, et Tartu võitu veel täna väärata. Peterson servil, Rikbergi vastuvõtt on 3 meetri peal, Viidalepp 4 pealt ja kui siin enne lõi Viidalepp kõvasti piki piiri, siis nüüd taas korralik rünnak diagonaali ja Pärnu poole pealt ei seisnud sealt 4 tsoonis mitte kedagi parasjagu. 27 ja Tamur Viidalepp Bigbanki poole pealt palli mängu panemas. Heinastult väga korralik vastuvõtt, nüüd Arturiga ründil väga hästi see vahekombinatsioon ei klappinud, aga niimoodi ilusti langemise pealt suutis Artur veel selle punkti enda võistkonnale juurde tuua. Oli küll naaber seal plokis, aga pisut kaugele naabri käed võrgust jäid ja Tartu poole peale maha see pall kukkus. Ründ servil. Planeeriv serv ja purjetas päris kaugele auti see pall. Naabri serviga on Einastu hädas. Ivori Jõuekallas sai 2 pealt proovida, see pall jäi mängu. Kristjan Undi võimalus 4 pealt ja jääb plokki kinni. Siin Brasiilia poiss Artur kukkus peale plokki pikali, aga tundub, et mees viga ei saanud ja profülaktika mõttes ta pikali viskas, et vigastamist vältida. 9.21 Pärnu poole pealt vaadata ja Ivori Jõuekallas on palli mängu panemas. Väga hea serv Jõuekallaselt, ilusti sinna 4 tsooni. Piiri peale see pall oli minemas ja Viidalepp hüppas küll sinna järele, aga ässaks see pall sellegi poolest läks. Jõuekallas saab kohe ka uuesti proovida. Astus Jõuekallas taas servides joonele, seda sama vaatepilti nägime ka eelmises game'is. Raputab mees ka ise pead. Väga lihtsad vead ja lihtsad punktid vastasvõistkonnale juurde. Ronald Järv Tartu poole pealt servimas, väga korralik vastuvõtt Pärnu meestel, aga Arturile ei tõste keskele madalaks ründi poolt ja lihtsa haniga ta selle palli mängu jättis. Nüüd tegutsevad Heinastu ja Artur hästi plokis ja võtavad 2 pealt ründava Tamme plokis kinni. (11.22). Poolega on Pärnu maas ja Artur läheb seda vahet vähendama. Aga eksib servil ja hoopiski suurendab seda vahet. Tartu poole pealt on 17-aastane Kristjan Unt servimas. Õuekallase vastuvõtt on 3 meetri pealt. Ründi tõste jääb Heinastule madalaks, 2 käega söödab Heinastu lihtsalt üle. Ja nüüd Siim Päid keskelt leiab tühja koha Pärnu poole pealt üles. Seegi tõste Järvelt tundub, et liiga hästi Päidile ei klappinud, aga kogenud mees oskas palli üle kallutada küll. Ja oleme jõudnud esimese matšpallini tänases mängus. 24-11, päris palju on neid Tartu meestel kasutada. Kristjan Unt läks palli mängu panema, Tallo võtab selle servi vastu. Heinastu saab rünnata ja plokist auti mees selle palli ründab. Ei ole veel see kohtumine lõppenud. 12-24 ja Markus Kohtla läheb Pärnu poole pealt palli mängu panema. Bigbanki poolehoidjad on siin saalis püsti tõusnud. Pärnu omad seevastu istuvad ja taavad trummi. Kohtla servib. Ja paneb ässa Kohtla veel siin game'i lõpus. Kristjan Unt on see mees, kes jäi vastuvõtul hätta. Kogenud Rait Rikberg jagab mehele nüüd näpunäiteid, kuidas see pall ikkagi üles tuua. Ja Kohtla saab uuesti servida. Aga eksib mees, napilt piiridest välja, Kohtla serv läheb ja see mäng on lõppenud. Tartu Bigbank
kirjutab tabelisse 3 võidupunkti ja on võitnud tänase mängu Pärnu võrkpalliklubi vastu 3-0. See tähendab, et Tartu Bigbank tõusis tabelis Selver TalTechi kõrvale 28 punktiga. Selver TalTech on sel nädalavahetusel võistlustules juba homme Võrus, nii et oma võimalus ainuliidri koht kindlustada on Selver TalTechil juba homme. Aga tänane kohtumine on lõppenud. Mina olin Grete Isabel Huik ja tänan, et tänast mängu vaatasite. Ja kõigest 5 euroga saab teha manusa Lõuna-Eesti tripi ja kodus mängib Bigbank Tartu järgmisel laupäeval kell 3 pärastlõunal korduskohtumine siis võrkpalli karikavõistluste poolfinaalseerias Võru Parruse vastu. Ja karikafinaal loodetavasti siis, kus ka Tartu meeskond mängib juba